ja nüüd oma teadvusega, mida sa rännaku alguses teadvustasid, oma teadvusega liigud enda südamesse, oma südame pühasse ruumi, sellesse vaikust, valgust avarasse ruumi, kohtuma oma kõrgema mina ja sisemise väikse lapsega. Sisemine väike laps, kes on sinuga sünnist saati kohalolus, keda sa vahepeal võib-olla ei märka või pane tähele või ei teadvusta. Ta on kogu aeg sinuga, armastades sind, hoolides sinust, oodates sinu tähelepanu ja ka sinupoolset armastust. Vaatama sisemist väikest mina oma südamepühas ruumis. Vaatama kõrgemat mina, sina oma teadvusega, olles südamepühas ruumis. Kohtud, ühined, teadvustad oma sisemist väikest mina. Vaata, milline ta on. Kas ta on kartlik või on õnnelik või on rõõmus või on kuskil nurgas nagu häbelik laps. Ja milline on su kõrgem mina, kas ta on terviklik ja täiuslik, kas ta on rahus, tasakaalus, teadlikkuses või on ta hirmunud ja ebakindluses. Ütle oma sisemise väiksele minale, et sa tead oma teadvusega, et sa tegelikult armastad teda ja oled armastanud sünnist saati, aga sa ei ole osanud tähelepanu pöörata. Sa pole osanud talle seda öelda. Sa pole osanud temast hoolida, teda hoida, teda oma ellu kaasata. Sa oled jätnud ta kõrvale kui mingi tähtsusetu tegelase. Samamoodi kui sa pole osanud oma kõrgema mina poole pöörduda. Temaga kõike oma eluseiklu kooskõlastada. Kuulata tema suunamisi, tema soove, tema teadmisi. Selle asemel, et sa põhined oma mõistusele. Aga nüüd sa näed neid ja lood uuesti ühenduse, tegeliku ühenduse oma sisemise väikse mina ja oma kõrgema minaga. Ja sa saad hakata igapäevaliselt koostööd tegema nendega, sest sa näed neid nüüd. Sa töötad nendega koos. Sa toimid ühises väljas. Ütle oma sisemine väikse minale. Ma väga hoolin ja armastan sind ja ma annan sulle koha enda teadlikkuses, teadvuses. Annan sulle koha iseendas. Ma olen sind alati armastanud.